mis siis? Nii et tore on mõningaid mõtteid jagada, võib esitada küsimusi, võib vahele segada, võib anda märku, ma tahan täpsustada seda midagi, sest muidu on nii, et mina räägin, aga olulisem on see, et nagu teie saate mingisuguse vastuse sellele, mida teie tahate teada. Ja kui ma oskan, siis ma vastan, kui ma ei oska, siis ma ütlen, et ma ei oska. Minu nimi on Toivo Pilli, ma olen Tartu Saalemi koguduse pastor aastast 2009, nii et 16 aastat saab täis sellel tuleval suvel, aga jutlustanud olen ma 48 aastat umbes. Nii et ma olin umbes 14-15 aastane, kui mulle usaldati kõnelemine selles koguduses, kus ma üles kasvasin Pärnus, olgu siis noorteõhtul või olgu ka siis jumalateenistusel. Tavaliselt, kui sa väga kogenud kõneleja ei olnud, siis pastor ütles niiviisi, tollal nimetati presbüüteriks isegi veel, neid nimetusi on erinevaid olnud. Et pühapäeva õhtul siis oli vähem rahvast ja vastutus ei olnud nii suur. Kui puusse panid, siis ei olnud see nii hull see asi. Aga tegelikult see oli väga suur usaldus. Ja võib-olla ma alustaksingi selle mõttega, et kui meile antakse võimalus inimestele midagi rääkida Jeesusest, Jumalast, oma usuelu teekonnast või ka mingisugusel teisel teemal, siis need inimesed annavad meile vabatahtlikult oma aega. Kui sul on 100 inimest pühapäeva hommikusel jumalateenistusel ja sa räägid pool tundi, siis sulle on kingitud 50 tundi aega. Mida sa sellega teed? Kas sa lihtsalt esined? Kas sa lihtsalt muretsed, kuidas ma välja näen ja kuidas välja kukub see asi? Kas sa lihtsalt mõtled selle peale, et kas läks hästi või ei läinud hästi? Või küsid sa endalt, mis on mul nendele inimestele öelda? Ma tahan midagi olulist neile öelda, sellepärast, et nemad on andnud oma vaba aega mulle. Ja nad on mingis mõttes andnud seda Jumalale, kui nad on jumalateenistusele tulnud, kui see on see keskkond, mõnikord on noortekas ja mõni teine keskkond võib ka olla, aga kui nad on tulnud jumalateenistusele, nad on seda aega valmis andma Jumalale. Ja mina olen üks tööriist selles protsessis. Kuidas ma oleksin niisugune tööriist, et see on õnnistuseks neile ja kui see on õnnistuseks neile, siis on lõpuks õnnistuseks mulle endale ka, eks ole. Nii et natukene täna räägin sellest ja siis juba vaatame edasi. Natukene sellest, mida me kavatseme rääkida, ma lähen natuke siia laua taha rohkem. Sissejuhatus on juba tehtud, ei tule teist. Ühe kõneleja kohta öeldi niiviisi, et ta katab nii kaua lauda, et isu läheb juba ära, nii et ma püüan lühidalt teha sissejuhatuse täna. Ma natukene räägin jutlustamisest üldse, siis räägin niisugusest asjast nagu kõnepüramiid. Kohe saate teada, mis asi see on. See on selline abikonstruktsioon või mõtte nagu loogika, mis aitab meil aru saada, mis asi see kõnelemine üldse on, või jutlustamine või tunnistamine. Natukene räägime kõneleja isiksusest, suhtlemisest inimestega, natukene algusest, lõpust ja struktuurist, kui me aega jätkub. Ja siis ka mitteverbaalsest suhtlemisest. Mitteverbaalne suhtlemine kõnelemisel on see, kui hääl... Mis mulje siis jääb, kui häält ei ole? Ja võib-olla tunnistamisest, kui jääb aega, aga ma arvan, et vist ei jää. Ma loodan, et sa saad mõne tööriista, kuidas iseenda jutlust või tunnistamist või sõnalist esinemist hinnata, et sa ei sõltu ainult sellest, mida teised ütlevad. On tore kuulda, mida teised ütlevad, aga et see hindamise skaala on kuidagi meie enda sees.
ja et me oleme teadlikud, millele pöörata tähelepanu, kui me kõnet ette valmistamine, kui me kõneleme ja ka pärast seda, et me suudame märgata kõnetehnika peamisi võtteid ja oleme ka motiveeritud oma kõnet edasi lihvima ja paremaks muutma. Missugune on sinu arvates hea kõne? Oled sa üldse kuulnud häid kõnesid? Ahaa, Martin Luther King Jr. Absoluutselt. Miks see oli hea kõne? Jaa. See oli sõna õigel ajal, kas pole, nagu sa ütlesid, et see ja see vajadus niisuguse innustava kõne järgi oli isegi nagu õhus või selles auditooriumis olemas. Ja muidugi, kui üks kõne on mis sõna see on eesti keeles, passionate, kirglik, ei ole päris hea sõna, aga no enam-vähem te saate aru. Kui see on midagi niisugust, et inimene paneb oma südant sellesse, et ta paneb oma isiksuse, et ta paneb midagi ise endast sellesse, siis kindlasti see on niisugune kõne, I have a dream. Kas veel on kellelgi midagi? Mõni kogemus? Või on kõik need kõned, mis me oleme üldiselt kuulnud, niisugused, keskpärased on ka, midagi eriti meelde ei jää. Mõnele kõnelejale ei jää meelde isegi see, mida ta ise on rääkinud. Rääkimata see, et teistele jää meelde. Tõsi on ka see, et ega nüüd meelde jätmine ei ole kaugeltki ainus kriteerium kõne suhtes. Sellepärast, et me elame protsessis ja tulevad uued muljed, uued väljakutsed, uued ülesanded tulevad peale. Ja kellegi kõneleja kohta räägiti nii, et üks koguduse liige läks tema juurde, ütles, et tead, sa oled aastaid jutlustanud, aga mul ei ole midagi meeles, mida sa oled rääkinud. Ja tavaliselt meil on mingisugused väiksed killud. Kui me hakkame mõtlema, meenutama, siis midagi tuleb kellegagi seoses, aga meil ei ole nagu tervikjutlusi, ei jää ju meelde, terviktunnistusi. Ja siis kõneleja ütles niiviisi, et tead, ma pesen ennast ka iga päev, aga ega mul ei ole ka meeles, missugused seebid need on olnud, millega ennast pesnud olen. Nii et see on mingis mõttes ka protsess, aga see ei ole õigustus sellele, et me kuidagi vähe tähtsaks peaksime kõnelemist. See ei ole õigustus sellele, et seda kuidagi lihtsalt lahedalt, lobedalt ära pidada, vaid me tajume, et see on tegelikult väga suur vastutus. See on väga suur võimalus, mis meie kätte on antud ja see on Jumala poolt meie kätte antud. Selle pildi peal muideks on Denton and Lotz, kes on Billy Grahami tütar. Ma olen ükskord teda tõlkinud. Ta tulistas nagu kuulipildujast, nii et see tõlk pidi ikka, see ei olnud kerge tõlkimine. Pea meeles, et kõnelemise eesmärgiks ei ole teavitamine. Meie eesmärk ei ole lihtsalt teavitada inimesi, vaid meie eesmärgiks on aidata teostada mingeid muutusi inimeste mõtlemises, arusaamises, tegutsemistes, hoiakutes. Tavaliselt need muutused on samm-sammulised. Tavaliselt ei ole nii, et mina kõnelen, me tahaksime olla niisugused kõnelejad, et kui ma selle kõne pean, siis kõik pööratakse pea peale. Kurjad saavad heaks, kes on rumalad, saavad targaks, kellel usku ei ole, saavad vägeva usu endale, aga tavaliselt toimub see samm-sammult. Tavaliselt on see niisugune nagu lihvimise protsess, milles kõneleja on üheks tööriistaks, üheks etapiks, üheks osaks ja ta ei ole ainus selles protsessis. Kuigi on ka erandeid, on ka neid lugusid ja ma arvan, et te olete kuulnud neid lugusid ja võib-olla, et keegi teist on ise näiteks niisugusest loost, et inimene tuleb täiesti mittekristlikust taustast näiteks, tuleb kirikusse ja sellest ühest jumalateenistusest piisab, et ta pöördub Jumala poole. Neid lugusid on olemas. Aga ma julgen öelda, et need on pigem erandlikud lood. Pigem on jutlustamine niisugune ikke kandmine, mida me Jumala nimel teeme, kui me kõneleme,
Ja me oleme tänulikud, kui väikesed samm-sammulised muutused toimuvad. Ja kui me saame väikest tagasisidet, et Jumal võttis ja kasutas seda. Nii et ei maksa käega lüüa, ei maksa öelda, et see on vähetähtis, kui kogu maailm ei muutu päikseliseks ja helgemaks pärast meie jutlust. Kui ikkagi mõni inimene tuleb ja ütleb, et ma võitlen selle või teise asjaga, ma tahan eestpalvet, vajan seda. Aga kui keegi tuleb ja ütleb, et see läks mulle südamesse, see oli oluline, see aitas mind astuda järgmist sammu, siis me oleme ka täitnud oma ülesande. Teine asi, või kolmas, mitmes see juba on väga oluline, et me oleksime teadlikud, kellele me jutlustame. Kes see auditoorium on? Täna on siin nooremad inimesed, aga koguduses on ka erinevaid inimesi, on lapsi, on noori, on eakaid, on haigeid, on terveid, on depressioonis, on rõõmsaid, on oma peresuhetega võitlevaid, on armunuid, kõiki on. Ja küsimus on selles, mida öelda niiviisi, eriti kui see seltskond on veel kirju ka, mida öelda sellist, mis tõepoolest on nende usku üles ehitav. Mis avaneb püha kirjast? Püha vaim tuleb appi, annab meile selgust, aga mõnikord tuleb meile appi ka see, kui me mõtleme oma kuulajatele. Umbes 30 aastat tagasi käisin ma Ameerika Ühendriikides. Ja mulle anti väga suur eesõigus, mida seal tavaliselt ei anta. Nimelt, et pühapäeviti kutsuti mind erinevatesse kogudustesse jutlustama. Tavaliselt see on kohaliku koguduse pastori ülesanne. Ja Eestis oleme me palju paindlikumad, et meil on külalised, kes käivad ja jutlustavad ja nii. Ameerikas on see palju selgem. Pastor, jutlustaja, tema töö, tema teeb seda. Aga mulle anti võimalus käia erinevates kogudus ja ma kohtasin erinevaid pastoreid. Kõige sügavama mulje jättis mulle üldsegi mitte suure koguduse pastor. Käisin ka mõnes niisuguses pastori kabinetis, kus oli mahagonipuust mööbel ja punasest nahast pehmed tugitoolid, uhked raamaturiiulid. Aga kõige sügavama mulje jättis mulle üks väikese puidust maakiriku pastor. See oli baptisti kogudus. Ma läksin sinna laupäeval, jõudsin juba kohale. Ta ütles, et Toivo, et läheme sinna jumalateenistuse saali. See ei olnud suurem kui see, mis meil siin on, võib-olla isegi natukene väiksem. Ja siis me seisime seal kahekesi selles tühjas kirikus. Ja siis ta hakkas rääkima. Ütles, et homme istub, selle koha peal istub meil siin üks perekond. Vaata, selle koha peal istub üks inimene, kes hiljuti sai vähidiagnoosi. Ja nii ta jätkas, tutvustades mulle oma kogudust, kes ta ei olnud kohal. Ja ma sain aru, et ta mõtleb, kui ta homme jutlustab, ta on mõelnud nendele inimestele ja ta on mõelnud, mis on see sõnum nende jaoks, mida nad vajavad. Peenemalt öeldes on see auditooriumi tundmine, aga see tundub mulle selle loo valgusest nagu natukene liiga formaalne seda niiviisi öelda. Ta tundis oma inimesi, ta armastas oma inimesi. Ta tahtis neid teenida. Ta ei olnud valitseja, vaid ta oli teenija. Ja sellest oli aru saada. Nii et inimesed on erinevad. Tasub mõnikord silme eest läbi lasta, tasub inimeste keskel olla. Tasub suhelda, tasub lugeda, tasub mõnda filmi vaadata, isegi kui me võib-olla kõigega nõus ei ole, mis selles filmis on. Et aru saada, mis on inimeste tegelikult rõõmud, mured, vaimustus, ärevus, lootus, meeleheide, lootusetus ja mida pühakiri tahab selle kohta öelda. Ütlen ettevaatlikult seda, aga ikkagi ütlen. Kui sa tahad midagi olulist öelda inimestele, kellega sa suhtled, kellele sa jutlustad, kelle sa tunnistad, siis õpi neid armastama. Ma tean, et see võib kõlada natukene nagu magedalt, aga teate, siin on midagi.
Ja veel üks asi. Mulle anti nagu see pealkiri, millest rääkida, just ettevalmistamine, jutluse ettevalmistamine, aga ma juba ütlesin, ma lähen natukene kaugemale, räägin ka selle esitamisest või kõnelemisest, kommunikatsioonist ja kui aega jääb, siis natukene ka sellest, mis pärast toimub. Aga kui rääkida ettevalmistusest, siis võiks öelda nii, et lisaks sellele, mida me juba oleme rääkinud, on üks väga tähtis asi. Ja see on, sa pead teadma, mida sa öelda tahad. On kõnelejaid, kes räägivad pool tundi ja siis sa tõused püsti ja mõtled, so what? Oli küll palju juttu, aga mis ma sellega siis nüüd peaksin peale hakkama? Miks ta seda mulle rääkis? Kus on see teravik? Ja on neid kõnelejaid, kes jätavad selle kuulajate vastutuseks. Mina siin räägin, minul on toredad mõtted, see on mind kuidagi põnevile ajanud, see on huvitav kirjakoht, mida ma uurisin, teie nüüd kuulake siin kõik ja siis teie ülesanne on välja mõelda, et mis te sellega peale hakkate. Ma arvan, et see ei ole kõige parem lähenemine. Kõneleja peab alati muidugi jätma pühale vaimule ruumi liikuda, sest püha vaim võib kõnetada ka nii, nagu meie üldse ette ei oska mõelda ja teebki seda. Aga kui kõneleja on teenija, siis ta peab suutma lühidalt, võib-olla 1-2 lausega kokku võtta, mis on see teravik, mida ma tahan edasi anda. Mis on see toit sellel taldrikul, mida ma tegelikult täna serveerin, kuidas seda nimetatakse? See ei ole mitte lihtsalt, et toon teile toitu. Ei, ma annan täna praekala, ma annan täna hamburgerit, ma annan täna rohelist salatit, kes on tervislikum. Suuda sõnastada seda, mida sa tahad edasi öelda. Ja siis sa võid laiendada ka, siis võib olla see laiem ka. Tähendusrikas kõne mõjutab nii kuulajate tundeid, tahet kui ka mõistust. Ja selle tasub ka juba ettevalmistuse käigus mõelda, et kuidas ma saan kuulajate tundeid, ja ma ei räägi manipuleerimisest, ma ei räägi kellegi nutma ajamisest või naerutamisest või millestki niisugusest, vaid ma kasutaks niisugust sõna, et kuidas ma saan kõnelda niiviisi, et see puudutab inimeste südant, et see puudutab nagu nende elu tuuma. Kuidas ma saan kõnelda niiviisi, et see puudutab ka nende tahet, et nad midagi on valmis kas või natukene muutma oma elus või rohkem Jumalat usaldama või tulema eestpalvele või minema koju ja võtma telefonitoru ja helistama oma emale, kellega nad ei ole 3 kuud rääkinud või võtma aega, et pool tundi oma sõbrannaga minna kohvikusse ja kuulata, mis tegelikult on selle sõbranna elus ja küsida kas või 3 korda, kuidas sul tegelikult läheb või midagi muud. Kui ma olen kõneleja, kuidas ma kõnelen niiviisi, et midagi puudutab ka nende inimeste tahet. Mitte, et nad saavad lihtsalt targemaks ja kuulsid huvitavat piiblitundi, mis on ka väga tore asi, sellel on ka oma koht. Aga tahet puudutada on oluline, mis puudutaks ka mõistust. Ma rääkisin teises seminaris, mis enne seda oli, sellest, et ma ise olen ka pühakirja jagades, õpetades, jutlustades väga liigutatud ja põnevil, kui tekib ahaa-elamus. Ahaa-elamus on see, et seda ma ei teadnudki enne. Ma ei teadnudki, et Jumal niiviisi tegutseb. Ma ei teadnudki, et seda kirja kohta saab niiviisi ka veel vaadata ja mõista. See käib ju minu kohta ka. See on mõistuse puudutamine. Üks mu viimaseid jutlusi, mida ma jutlustasin, oli niisugune, kus minu enda jaoks oli elamus. Ma loodan, et mu kuulajate jaoks ka. Aga nimelt ma jutlustasin ilmutusraamatu 3. peatüki kohta, kus on, siis jätkub see lugu, seal on 7 kogudust, eks ole, igale ühele on sõnum ja mina jutlustasin Philadelphia koguduse lugu.
Philadelphia kogudus on kõigist 7 ainus, kellele Jumalal ei ole etteheiteid. Kõiki teisi manitsetakse ja noomitakse ja hoiatatakse, aga Philadelphia kogudust julgustatakse, öeldakse, et pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei röövi, ei võta ja sa oled ustav olnud ja ma hindan seda ustavust. Sisuliselt see on see sõnum, mida sulle öeldakse. Aga see, mida see ustavus tähendab, seda ma avastasin, kui ma sain teada, missugune on Philadelphia linna ajalugu. Kas keegi teab, mida Philadelphia tähendab? Philadelphia tähendab venna armastus või venna arm, venna armastus. Ja selle linna ajalugu on seotud 2 valitsejaga, kes seal valitsesid. Linn rajati 2. sajandil enne Kristust ja need olid vennad omavahel. Ja siis, kui tuli Rooma okupatsioonivõim, siis roomlaste põhimõte oli jaga ja valitse. See tähendab korralda intriige, aja tülli, võimu omajaid omavahel ja siis tuled sina ja võtad tegelikult selle tegeliku oma tahtmise, nii nagu sina tahad, jaga ja valitse. Ja Rooma võim püüdis neid 2 venda omavahel tülli ajada. Ja võttis just siis nagu selle ühe venna, nii ütelda, oma surve alla. Ja see vend ütles, et mina oma venda ei reeda. Ta oli ustav. Ta armastas oma venda. Ta keeldus reetmisest. Ja kui ma seda lugesin, ma mõtlesin, et oi, kui huvitav. Selle linna loos endas on mingisugune niisugune näide sees, mis räägib ka selle koguduse ustavusest. Nad ei reetnud Jumalat, nad ei reetnud Kristust, nad ei reetnud kaaskristlasi. Isegi kui need taga kiusati, nad jäid ustavaks. Aga see ustavus ei olnud mitte lihtsalt niisugune, et mul on hästi ustav tunne praegu siin, vaid see oli väga praktiline asi. See oli minu jaoks ahaa-elamus. Nii et väga oluline, et kui me kõneleme, et me mõtleme sellele, mis puudutab inimeste südant, mis neile tegelikult korda läheb, mis puudutab nende tahet, mis aitab neil kas või natukenegi midagi praktiliselt ka oma elus muuta ja teha. Ja lõpuks, mis annab neile ahaa-elamuse, sest Jumala sõna on nii rikas, Jumala tegutsemine on nii rikas, et seda ei maksa nagu lihtsalt niiviisi nagu uduselt edasi anda, vaid tuua need värvid ja see sära ja sügavus tegelikult esile. See ei ole mingi pealiskaudne asi. Kas vahepeal on mingeid küsimusi tekkinud? Võite küsida, võite ka minu enda jutlustaja või kõneleja teekonna kohta. No on. No keegi ei sünni kõnelejaks. Ja see on tegelikult hea uudis. Sellepärast, et kui keegi sünniks kõnelejaks, siis teised ütlevad, et ma ei ole ju sündinud kõneleja. Aga need teised on sündinud. Ja mõnikord on see eksiarvamus, et arvatakse, et keegi on sündinud kõnelejaks. Ei, mitte keegi ei ole. Kõik õpivad, nii nagu ujuma õpitakse. Ja õpitakse ainult kõneldes. Alati, kui sulle öeldakse, kas sa oleksid valmis tunnistama, on ainus võimalik vastus, jah, millal? Ainus võimalik vastus. Sest sellega sa nagu õpid seda, kujuned, saad ka aru, mida teinekord paremini teha. Jah, ma olen õppinud. Ja mul on päris pikk teekond selja taga. Ja õpin ikka edasi. Mõnikord, kui ma vaatan oma, siin võetakse ka sellesse musta kasti üles seda minu juttu vist. Mõnikord, kui ma vaatan oma enda kõnet või jutlust või kõnelemist, siis vaatan selle läbi. Mõni ei taha üldse ju vaadata, eks ole, aga ma olen õppinud, et see katsumus tuleb ära teha, kui sa tahad paremaks saada. Ja siis ma saan aru, et Toivo, seda peaksid teistmoodi tegema. Seda võiksid natukene teistmoodi kas rõhutada või välja tuua või mis iganes. Nii,
sai pikk vastus lühikesele küsimusele. Aitäh sulle küsimuse eest. Küsimuste võimalusi tuleb veel. Ma räägin natukene kõnepüramiidist. Mul ei ole siin joonistamise võimalust, aga me kõik kujutame ette, missugune on püramiid, eks ole. Püramiid, kolmnurk, niisugune. Kui me nüüd selle püramiidi teeksime 3 osaks, tõmbame 2 joont siia veel. See on püramiidi põhi, siis tõmbame 1 joon ja siis teine joon. Siis tekib 3 niisugust pindala püramiidil. Lihtne. Kõige alumine on kõige suurem, kui need on nagu võrdsete vahedega. Kõige alumine on pindalalt kõige suurem. Ja see on kõneleja isiksus. Teine on pindalalt järgmine ja see on suhtlemisoskused. Ja 3, kõige tipnev, ilma selleta ka püramiid ei ole, see on väga oluline, et see oleks ka seal olemas, siis on püramiid. On pindalalt kõige väiksem ja need sinna kuuluvad kõnetehnilised oskused. Kuidas alustada, lõpetada, kuidas näiteid kasutada ja muud niisugused asjad. Eelmises seminaris minult küsis keegi, et kui kaua ma jutlust ette valmistan. Ja ma väikese huumoriga vastasin, et no neid viimaseid jutlusi, mida ma olen pidanud, ma olen ette valmistanud 48 aastat. Ma muidugi sain aru, et küsimus ei tähendanud seda. Aga sa kujuned inimesena, sa küpsed inimesena, sa õpid ka märkama auditooriumi vajadusi ja kuidagi ka niisuguse vaimuliku tunnetusega kasvad Jumalas. Kui sa siiralt seda teed, ja ma arvan, et me teemegi seda siiralt, nii et isiksuse kujunemine on tegelikult väga-väga oluline. Ja isiksuse kujunemise juurde ju kuulub ka see, et me räägime päris ausatest asjadest, et me oleme ehtsad, kui võib seda sõna kasutada. Integrity on väga oluline sõna, mida on raske eesti keelde tõlkida, aga me saame aru, mis see siis on. Ja ka vaimuliku isiksuse kujunemine. See nagu paistab läbi. Sellepärast, et me isiksustena, inimestena oleme tööriistad. Me oleme nagu see anum, mis seda sõnumit edasi annab. Me oleme nagu see kandik, mille peal sõnumit edasi antakse. Me oleme osa sellest sõnumist, mida me tahame edasi anda. Me oleme tööriistad Jumala käes, loodetavasti. Tahame seda olla igatahes, palvetame selle pärast. Nii et see on ilmselt üks niisugune hästi oluline asi. Mõnikord aitab meie isiksusena kujunemisele kaasa, et meil on keegi, kellega me saame päris vestlusi pidada. On sul mõni sõber, kellega sa päris asjadest räägid? Mõnikord aitab kaasa see, kui keegi peab päevikut. Mõnikord aitab kaasa see, kui on mingisugune teine niisugune vahend, mis kuidagi meil inimesena aitab kasvada. Me teadlikult tegeleme mingisuguste valdkondadega ka enda elus. Teine on suhtlemisoskused. See oli see teine osa sellest püramiidist, see keskmine osa. Ja suhtlemisoskused eeldavad see, et me paneme tähele, kellega me räägime, kellele me seda sõna edasi tahame anda. Kes need on, kes tulevad, kas pühapäeval jumalateenistusele või missugused noored need on, kes käivad meie noortekal näiteks või on mul mõni teine keskkond, mõni seminar, mida ma pean läbi viima või mis iganes, mõni konverents, kus ma pean esilema. Kas siin on midagi, mis aitaks mul paremini suhelda? Võib-olla ma ei hakka sellest vainulikust auditooriumist rääkida, sellepärast üldiselt auditooriumid inimesed on sõbralikud. Võid olla kindel. Meile endale tundub, et ei tea, mis nad mõtlevad. Aga üldiselt nad mõtlevad meist head. Tegelikult, eriti kui nad kirikusse veel on tulnud, siis nad on tulnud ikka selle sooviga enam jaolt. Et kuulda ka taevaisa häält, et kuulda püha vaimu juhatust.
Ja sina saad olla tööriist selles protsessis, mis nagu seal toimub. Et nad on avatud üldiselt sellele. Ja kui me satume vaenuliku auditooriumisse, kus võib-olla, et esitatakse meile mõni niisugune teravam küsimus või mis iganes, siis ei maksa seda karta, vaid tuleb vastata nii, nagu me oskame. Ma kuskilt lugesin, et üks kristlane, tal ei olnud küll mingit avalikku esinemist, aga oma mittekristlasest sõbraga suhtles ja see mittekristlasest sõber oli üsna terav, oli kriitiline, oli isegi sarkastiline, esitas väga keerulisi küsimusi ja siis see noor kristlane lõpuks ütles niiviisi, et tead, ma ei oska sulle vastata, aga ma usun ikkagi. Ja see oligi kõige parem vastus, mis ta sai anda sellel hetkel. Ta jäi iseendaks. Aga üldiselt ollakse, me võib-olla, et loeme ka oma auditooriumisse sisse oma enda nagu natukene hirme. Kui räägitakse ühest jutlustajast, kes oli noor jutlustaja ja siis ta jutlustas koguduses, kus vanem pastor istus ka seal esimeses pingis kohe. Ja noore jutlustaja poole jutluse peal see noorem mees vaatab, et see vanem pastor selle esimeses pingis teeb niiviisi. Ja muidugi, mis tema arvamus oli, et nüüd läks midagi väga valesti. Mis asja ma nüüd ütlesin, mis valesti oli? Pärast selgus, et vanal inimesel oli lihtsalt peavalu. Et ei olnud tal nagu mingisugust, aga me loeme sisse sageli auditooriumisse. Me arvame, et auditoorium on vaenulikum, kui ta tegelikult on. Auditoorium on tegelikult heatahtlikum. Auditoorium on tegelikult avatum. Aga me ei saa ka muidugi panna auditooriumile liiga suurt vastutust, me peame neid teenima, me peame neid aitama, me peame neid suunama nii palju, kui see meie kätte on antud. Esinemise ängist pean ka natukene rääkima. See on iga inimese, ma arvan, et kui keegi just ei ole päris psühhopaat, siis ma arvan, et iga inimene teab, mis asi on esinemise äng. Ja mis on esinemise ängi märgid? Et öeldakse niiviisi, et esinemise äng, ja ma kasutan seda, mõni ütleb ka esinemishirm või rambipalavik või mingi niisuguseid termineid on ka, ma kasutan just esinemise äng. Sest hirm sageli on midagi niisugust, et ma kardan koera, kurja koera, ja see on nagu konkreetne asi, mida ma kardan. Aga selle esinemise puhul ma ei tea päris täpselt, mida ma kardan, aga paha on olla. Mis on need märgid, et meid on tabanud rambipalavik, esinemise äng või midagi? Mis meiega juhtub? Kuidas me teame, et see nüüd on mul kaela sadanud? Suu on kuiv, süda puperdab. Higi jookseb, käelabad on, eks ole, siin peopesad on higised, kaenla alla tekib higilaik, kõhus on vetsu peab jooksma. Eks ole, et need märgid ja tavaliselt, mis juhtub? Juhtub see, et meie inimesed tavaliselt tõlgendavad seda, et asi on hull ja veel hullemaks läheb. Eks ole. Tegelikult need märgid, need meie füüsise märgid räägivad sellest, et me just parasjagu võtame ennast kokku, sest me läheme vastu sellele kõnelemisele, mis on meile tähtis, me tahame seda hästi teha. Me ei tea päris täpselt, kuidas läheb, aga me tahame oma parima anda ja sellepärast puperdab meie süda, et meie ajus oleks rohkem verd, et mõte liiguks kiiremini. Need on tegelikult märgid sellest, et meil tegelikult me võtame ennast kokku nii mentaalselt, psüühiliselt, vaimulikult kui ka füüsiliselt. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga see kõlab küll väga hästi igatahes. Ma olen kuulnud niisugust lugu, et üks isa koos oma pojaga remontis autot ja poeg oli seal auto all ja kuidagi see auto oli pukkide peal ja kuidagi see üks pukkidest libises maha, nii et see auto vajus pojale peale. Ja isa võttis auto alt kinni ja tõstis selle üles, nii et poeg sai alt välja tulla. Jõud, mida tal iialgi ei oleks tavalises olukorras olnud, mida iialgi ei oleks suutnud tõstesaalis, jõusaalis teha,
selles olukorras vallandus see jõud, sellepärast, et ta armastas oma poega ja tahtis teda päästa. Ja ma olen südamest sügavalt veendunud, et kui me võtame oma kõnelemise, jutlustamise, tunnistamise, inimestele olulise sõnumi edasiandmise ülesannet tõsiselt, siis vallandub ka meis Jumala abiga ja Püha Vaim tuleb veel ekstra appi meile, midagi niisugust, mida me ei arvanudki, et meis on. Ja see ei pea kõvas hääles üldse avalduma. Mõnikord avaldub see vaikses hääles, aga selles on sisemine meelevald ja jõud. Ja mõnikord me ei oska seda hinnata, mõni asi tuleb jätta Jumala kätte. Nüüd ma olen selle teinud, mis ma olen teinud, ülejäänud sinu käes. Aga mõnikord me saame ka mingisugust tagasisidet. Ja tegelikult ütlen kokkuvõtteks, et esinemishäng on pigem sõber. See räägib meile sellest, et me võtame olukorda tõsiselt. Kõnelejate puhul on väga hästi teada see, et kui sa lähed mütsiga lööma, siis on tulemus kehvapoolne. Kui sa arvad, küll ma midagi ikka räägin, sellel teemal ma juba rääkinud nii palju ja tean. Kui sa nagu ei pühendu sellele, kui sa ei fokusseeri ennast, siis võid olla peaaegu 100% kindel, et keskmine tulemus või alla selle. Esinemishängi kontrollimine, teatud piirini ei ole tarvis seda kontrollida, nagu ma ütlesin. Kontrollida tuleb seda siis, kui see hakkab kõnelemist takistama. Kui tekib see, et ma ei suuda üldse nagu midagi ütelda, siis tuleb nagu harjutada ja hakata seda kontrollima. Aga mis aitab sellega toime tulla, mitte ära kaotada, vaid toime tulla, on mõned asjad. Esiteks, kui sa oled ette valmistanud, kui sa oled läbi mõelnud, mida ma öelda tahan. Ja ma ei räägi sellest, et on tarvis panna sõnasõnaline tekst endale kirja ja siis see maha lugeda. Minu jutlused, aga see on minu stiil. Minu jutlused on sisuliselt sõnasõnalised. Ma lähen sõnasõnalise konspektiga kantslisse, aga ma ei loe seda seal maha, vaid ma suhtlen inimestega. Aga ma olen selle konspekti niiviisi enne jutlustamist läbi töötanud, et olulised asjad olen ma markeriga värviliseks teinud. Ja kui mu mõte läheb kaduma, kui läheb ekslema, siis mulle piisab ainult ühest pilgust, et vaadata oma konspekti ja ma tean, kus ma olen ja kust kohast ma jätkan. Aga ma jätkan inimestega suhtlemist, mitte konspekti ettelugemist. See on nüüd nagu minu subjektiivne stiil. Mõnel teisel on teistmoodi. Mõni teine paneb ainult märksõnad paika. Võib-olla, et mõnele inimesele sobib ka see, et ta on oma peas läbi mõelnud, ta teab täpselt, alustan sellest, lähen sinna ja jõuan sinna välja. On ka neid inimesi. Et eks iga kõneleja peab nagu oma stiili leidma, aga põhimõtteliselt oluline on see, et oleks ettevalmistus olemas. Ja vähemasti mind kirjalik konspekt aitab väga palju. Ärevus on palju väiksem. Teine asi, hinga. Ei ole võimalik rääkida niiviisi, et sa ainult sisse hingad. Ja siis lõpuks ei olegi enam hingata midagi, sa ei saagi midagi ütelda või ainult välja hingad. Ikka tuleb võtta aega. Muusikas on ka pausid olulised. Paus ei ole midagi halba. Paus on okei. Hea, kui sa oskad pause kasutada mingisuguse olulise asja rõhutamiseks, et see jõuab nagu see paus on see hetk, kus see, mida sa oled öelnud, rahulikult langeb inimeste südamesse. Aga sa saad ise ka hingata. Ja kui on tõesti niiviisi, et ärevus on peal, ja see ei ole midagi niisugust, mis inimeste südamesse sel hetkel peaks nüüd väga langema. Sul on lihtsalt hingata tarvis, siis hinga rahulikult. See on ka täiesti omal kohal. Mõnda inimest aitab esinemishängiga toime tulla nii, et see ei muutu kramplikuks või hakka takistama suhtlemist. See, kui ta natukene liigutab ennast, kui ta nagu motoorselt. Ja ma arvan, et me oleme näinud neid jutlustajaid, kes täiesti teadlikult liiguvad auditooriumi ees, tulevad lähemale, ka žestid, eks stiile on erinevaid, mina olen enam-vähem selliste žestide mees, aga mõni on ka selliste žestide mees, aga see motoorne tegevus aitab ka, oluline on see, et see oleks loomulik, et see ei oleks kuidagi tehtud, et see ei oleks kuidagi kellegi imiteerimine,
vaid et see oleks tõepoolest niisugune loomulik asi. Nii et need asjad aitavad natukene kaasa, et see ei hakkaks takistama. Aga väike ärevus on tegelikult sõber, mitte vaenlane. Kas on mõni täpsustav kommentaar, küsimus vahepeal? Ei pea minema, võib täitsa olla see, mis sind huvitab. Ega päris sellist ideaalset valemit ei ole, kui suur osakaal peaks olema piibliteksti seletamisel, kui suur osakaal peaks olema näidetel või isiklikel kogemustel ja kui suur osakaal peaks olema näiteks sellisel juhistel, mida siis teha selle jutlusega või nagu sellisel rakenduslikul osal. See sõltub alati natukene auditooriumist, mida me öelda tahame, ütleme, piiblitunni kõne on natukene teistsugune kui evangeelne jutlus, kõne noortele inimestele, nende innustamiseks või mingisuguse projekti juurde kaasa haaramiseks, motiveerimiseks on natukene teistsugune kui võib-olla niisuguste elujuhiste andmine või mingisugusel konkreetsel teemal kõnelemine. Et selles mõttes ei ole ja kõnelemine alati, jutlus, tunnistamine, aga iga kõne minu meelest vähemasti sünnib alati auditooriumi ja kõneleja koostöös. Et ei ole valemit, aga ma arvan, et need 3 asja peaksid kõik olemas olema. Võib-olla proportsioon on erinev. Aga kui keegi jutlustab nii, et ta pühakirjale üldse ei viita, siis mina julgen küsida, kas see siis on jutlus. Võib-olla on mingisuguseid erandeid. Ajaloos on tulnud ette ka seda, et mõni jutlustaja on näiteks lauluraamatust lugenud ühe salmi ja siis nagu see on see lähtekoht. Aga väga tihti see salm on olnud midagi niisugust, mille ankur on tegelikult pühakirjas. Ma usun, et need 3 kõik peavad olemas olema, aga nende proportsioon ilmselt on erinev. Kõnetehnikat ka. Liiga palju vajutasin. Räägin nendest kõigist natukene. Nüüd me oleme jõudnud selle kõnepüramiidi tippu, mis on pindalalt kõige väiksem, isiksus, ka vaimulik isiksus, see, kes me inimestena oleme, see, kes me oleme selle tööriistana, kes selle sõnumi toob inimesteni, oli esimene ja mina panen selle nagu kõige olulisema selle kohale. Üks vana lugu räägib sellest, kuidas ühte kogudusse tuli külalisjutlustaja ja siis selle koguduse oma vend pärast ütles oma sõbrale, et kõne oli päris hea, aga nõu maitse oli juures. Et see anum või see kauss või mis iganes see siis oli, et see andis nagu lisamaitse sellele ja see ei olnud nagu positiivselt öeldud. Mõnikord võib-olla on see, et me oma isiksusena anname mingisuguse maitseaine tõesti juurde. Vahel on see ka positiivne asi, aga see siin ei olnud. Teine asi oli suhtlemisoskused. Me räägime inimestega, me ei räägi oma konspektiga. Me tahame inimestele midagi edasi anda. Me tahame, et midagi langeks nende südamesse, me tahame, et midagi jääks meelde. Me tahame, et nad minnes oleksid valmis ka Jumala palge ees ja Jumala abiga midagi muutma oma elus, kui seda on tarvis. Või alati see ei tähenda seda, et nad peavad korrigeerima. Mõnikord nad võiks muutuda see, et nad oleks natuke rõõmsamad. Mõnikord võiks muutuda see, et nad oleks natuke usujulgemad. Mõnikord võiks muutuda see, et nad võib-olla oma alaväärsusest ja enda liiga mahategemisest üle saaksid, mis iganes, suhtlemine. Ja 3. siis kõnetehnikat, mis on nüüd see kõige tippnem osa. Kõne alustamine on midagi sellist, mis loob nagu usalduse silla. Ma tahan midagi öelda.
ja ma ütlen, mida ma öelda tahan. Ja ma tahan öelda seda teile. Ja sellest on juba aru saada, kas see on oluline, kas see on kõnelejale oluline. Ja kui see kõnelejale ei ole oluline, siis ei maksa arvata, et see on kuulajatele oluline. Püha vaim võib imesid teha, muidugi, ja teeb ka. Aga üldine reegel on ikka see, et kõnelejale peab ka see olema oluline. Ma olen olnud ühel jumalateenistusel, kus oli mitu kõnelejat. Ja lõpuks läks viimane kantslisse ja ütles, mul on väga kahju, et ma pean veel teie aega raiskama, aga ma tahaksin ikkagi midagi nüüd ütelda. Et kui sa alustad oma jutlust sellega, et ma nüüd raiskan teie aega siin natukene veel, siis parem jäta kõnelemata. Sest sa oled ise nagu tühistanud selle, mida sa hakkad rääkima. Või algus nagu vahel, eks meil ikka olen minagi seda teinud, aga nüüd viimasel ajal võib-olla mitte. Et alustad sellega, et ega mul väga midagi öelda ei ole, aga kuna ma siin kavas olen, siis ma ikka tahaks nüüd midagi ütelda. Ära alusta nii, sest sul on midagi öelda. Ja kui sinul ei ole midagi öelda, siis Jumala sõnal on midagi öelda. Kui sul rohkem ei ole midagi öelda, loe pühakirja tekst, ütles, see on tõde, võta see vastu, aamen ja istu oma kohale. On mida öelda. Ei ole tarvis vabandavalt alustada. Kui me alustame vabandavalt, siis mida me teeme? Me inimlikult loodame heatahtlikku kaastunnet saada. Aga meie ülesanne kõnelejatena ei ole mitte auditooriumi kaastunnet enda suhtes äratada, vaid meie ülesanne on see, et auditoorium võiks kuulda Jumala sõna. Ja meil on sõnum, mida me tahame edasi anda. Aga alustamine on kindlasti oluline ja ma arvan, et inimesed peaks aru saama päris kohe selle alguses, et kuhu suunas siis see kõne üldse läheb, millest juttu tuleb. Ja mõned kõnelejad on võtnud täitsa enda ülesandeks, et nad kohe esimeste lausete juures ütlevad ka selle peamise asja ära, mis on selle kõne eesmärk. Ja siis hiljem. Keegi on öelnud, et kõnel on 3 osa, et kõigepealt ütle seda, mida sa rääkida tahad, siis räägi sellest, mida sa rääkida tahad, ja kolmandaks võtta kokku see, mida sa rääkida tahtsid või mida sa rääkisid. Omamoodi on seal tõetera sees. Siis teine asi, kõne lõpetamine. Lõpetamisega on nii, et heatahtlik soovitus, isegi kui sa ei ole niisugune inimene, kes väga kõike kirja paneb ja konspekti endale teeb, mõtle läbi ja võimaluse korral pane kirja, kuhu sa oma kõnelemise, tunnistuse, jutluse, esinemise lõpetad. Kus on see maandumisplats? Mis on see viimased 2 lauset, mida sa ütled? Kas need viimased 2 lauset võtavad kokku sinu põhilise asja, mida sa oled püüdnud edasi anda? Kas need viimased laused on midagi niisugust, mis esitavad üleskutse? Või on need viimased laused need, mis kutsuvad kõiki neid, kes on kuulanud, palvetama mingisuguse asja pärast, mida sa oled edasi andnud? Või midagi muud? Mis on see? Kui meil ei ole teada, kuhu me maandume, siis me oleme kõnelejatena nii nagu lennuk, mis otsib maandumisplatsi hoo pealt, õhus olles. Üldiselt mina niisuguse lennukiga väga lennata ei taha. Kui piloot oma reisi alustades ütles tere tulemast meie lennule, sõidame 1,5 tundi, aga me täpselt veel ei tea, kuhu kohta. Ma ikkagi tahaks teada, et kuhu see lennuk lendab. Et teate, kes on optimist? Optimist on see naine koguduses, kes on jutluse ajal võtnud kingad jalast ja paneb need kingad jalga siis, kui jutlustaja ütleb, ja lõpetuseks tahaksin ma teile öelda. See on optimist. Nii et tegelikult on nii, et ma isegi väljendaks seda nii. Kuulajaid ei tohi petta. Kui sa ütled, et lõpetan, siis lõpeta. Assotsiatsioone võib tekkida, aga just see mõeldud lõpp aitab nendest assotsiatsioonidest minna uuele ringile, et see lennuk läheb juba
juba kõik juba teavad, et varsti tuleb aamen, õhust on ju tunda, eks ole, need tekkis veel üks hea mõte ja tahan selle ka veel ikka edasi ütelda ja veel üks ja siis juba nüüd on aeg juba läinud, juba 45 minutit hakkab juba tulema, üks mõte veel. Muidugi on assotsiatiivseid jutlustajaid ja ma arvan, et teiegi suudate mõnda nimetada, keda on kaasahaarav ja vaimulikult üles ehitav kuulata isegi siis, kui nad ei ole väga struktuursed ja süsteemsed. Ma arvan, et Eestis on neid kõnelejaid. Võid kuulata tund aega ja niisugune tunne on, et nagu 15 minutit oleks olnud. Aga ma julgen öelda, et see on erand. Ja ole aus enda suhtes, kui sina niisugune kõneleja ei ole, siis mõtle läbi, kuhu sa tahad maanduda. Et need on, ma nimetaksin neid katselenduriteks, kes niiviisi lendavad. Ja neil on ka oma koht. Materjali kogumine, materjal kindlasti on hästi oluline, et see oleks usaldusväärne. Näited ka, kui mina alustasin oma jutlustaja tööd, alguses lihtsalt anti mulle võimalus kõnelda pärast pastorina, siis mul oli neid kohti, kus kohast ma otsisin ka näiteid ja mõned olid täitsa head näited. Üks niisugune mees, kes oli näiteid, jutluse näiteid kirja pannud, leidnud kirjandusest ja saksa keelest tõlkinud ja tal oli neid terve suur patsakam, oli Arpad Arder. Tal on isegi pärast trükis ilmunud mingisugused näidete kogu, väga põnev lugeda. Aga nendega on see, et need võivad jääda inimestele väga kaugeks, kuskilt raamatust mingi näide. Ma julgen öelda, et kui me julgeme, söandame oma enda elukogemust Jumala sõna ja püha vaimu töö valgel tuua ka oma jutlusesse, siis see puudutab inimesi ja nende elu palju rohkem. Isegi seda, kui me kõik ei ole alati kõik õnnestunud. Muidugi jutlustaja ei pea olema see, kes läheb kantslisse ja räägib kõik oma probleemid ära. Kantsel ei ole niisuguse vaimuliku striptiisi tegemise koht, et siin ma olen. Vaid kantsel on see koht, kus me oleme ausad. Kantsel on see koht, kus me oleme ausad mitte ainult iseenda asjade suhtes. Jah, mõnikord on mõni ebaõnnestumine ja valesti tehtud asi ja asi, mida me oleme kahetsenud ja meelt parandanud. Aga me oleme ausad ka Jumala töö suhtes ja seda me ei tohi unustada. Seda ei tohi tegemata jätta. Ja kui ma olen aus Jumala töö suhtes, siis see on alati usku üles ehitav. Isegi kui ma räägin mõnest niisugusest asjast, mida ma ise või keegi teine või keegi koguduses on pidanud õppima, parandama, muutma. Nii et isiklik materjal õigesti kasutatuna võib olla väga tähendusrikas. Aga ma arvan, et aeg hakkab jõudma nii kaugele, et ma ütlen ühe asja veel ja siis, kui on küsimusi. Ja see üks asi on see, mis siis, kui jutlus on läbi. Me oleme natukene rääkinud, kuidas alustada, mida silmas pidada. Oluline, et meil oleks teema, me palvetame, me oleme tõesti avatud südamega Jumala ees. Usaldame auditooriumit, mõtleme, kellele me räägime. Mõtleme, kuidas puudutada inimeste tundeid, tahet ja mõistust. Et väike elamus võiks ka olla sees. Aga mis siis, kui olengi oma jutu ära rääkinud? Me oleme kõik inimesed ja me tahaksime saada head tagasisidet. Me tahaks, et keegi ütleks, et hästi tegid. Oli õnnistuseks. Ja kui sa kuuled seda, et keegi on sulle seda ütlemas ja ütleb, võta see tänuga vastu. Aga ära arva, et kui keegi sulle seda ei ütle, või kui tuleb kogudus mõni vana tädi ja ütleb, et kuidas selle asjaga ikka oli, mis sa seal ütlesid või mis iganes. Ära tee etteheiteid. Ära arva, et Jumal sind ei kasuta. Sellepärast, et sinu teenimistöö, ka sõnalise teenimistöö edukus ei sõltu mitte
tagasiside positiivsusest, vaid selle tagasiside hindaja on Jumal ja Jumal annab sinu südamesse ka selle mõõdupuu või selle kraadiklaasi. Sa võid olla aus, sa võid öelda, et järgmine kord seda asja teen paremini, aga see oli, mida ma tegin südamest ja ma usun, et Jumal kasutas seda. Et usalda Jumalat. Kõneleja on teatud mõttes väga haavatav. Ta on võib-olla kõige nõrgem pärast seda, kui ta on kõnelenud. Siis tuleb niisugune nagu pingelangus. Mõni läheb väga ülemeelikuks pärast seda, kui ta on kõnelenud. No, tehtud. Ja tegelikult see on ka vaimulikult võib see päris ohtlik olukord olla. Ka kõnelejatele. Et jää Jumalat usaldama ka siis, kui aamen on öeldud, kui sa üldse aamenit kasutad, alati iga kogudus ei kasuta, aga kui jutt on räägitud või kui sõnum on edasi antud. Nii, kas oli mõni küsimus veel? Võite küsida üldse mitte nagu nende teemadega seoses, aga võib-olla kõnelemisest, jutlustamisest. Mina julgustaksin niiviisi, et annaksin sellele noorele inimesele võimaluse mingisuguses väiksemas ringis alustada oma kõneleja teekonda. Ja julgustada teda ka Jumalat usaldama. Ega me kõnelema keegi ei hakka ka jutlustama või tunnistama või ka jagama sõna siis, kui me oleme piibli eksperdid. Vaid me ikka võtame mingisuguse osa, ma süvenen sellesse, ma küsin, mida see mulle ütleb ja mida ma saan teistele öelda. Ja võib-olla, et võtan siis ka abivahendeid, ma ise kasutan näiteks piibli kommentaare päris palju, aga ma ei alusta nendest, vaid ma mõtlen kõigepealt selle teksti üle. Vähemasti püüan seda niiviisi teha. Ja siis hiljem ma saan nagu mõne asja sinna juurde. Väiksemas. Aga see usaldav hoiak. Jumal võtab tööriista ja kasutab. Vaata, kuidas pühakirjas on. Ei ole need olnud kõik kõnelemise hiiglased kaugeltki. Vaata, mis Moosese, tal oli 100 häda, aga Jumal kasutas teda. Nii et või prohvetid, seal on need lood, eks ole, et julgustada. Üks veel, jah. On, suurelt jaolt on need inglisekeelsed. Eesti keeles on ilmunud muidugi ka piibliseletusi, aga need piibliseletused kipuvad kohati olema võib-olla et jutlustaja jaoks natukene liiga detailsed. Mina ise olen oma jutlustaja teel kasutanud William Barclay kommentaare. William Barclay, Barclay kirjutatakse. Ma arvan, et neid on võimalik tellida. N.T. Wright, 2V-ga Wright, on ka kirjutanud selliseid lihtsamaid, ta on väga keerulisi asju kirjutanud. Aga kui küsida, et kas eesti keeles on praegu olemas mõni niisugune raamat, mis võtab kokku selle jutlustamise protsessi ja räägib põhjalikumalt sellest, millest mina täna olen rääkinud, siis Üllas ja Meeli Tankler Sõnast sõnumini on niisugune raamat täiesti olemas. Mina pean seda kõige paremaks jutlustamise õpikuks, mis eesti keeles praegu on üldse olemas. Aitäh teile. Teiega oli väga tore, vähemasti minul. Suur tänu. Aitäh.